Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas Google Drive'is referaadi tiitellehte vormistada. Mul on üks näidis siin juba olemas, siin on siis näha, üles on kirjutatud Gustav Adolfi gümnaasium ja kui muidu on referaat suurusega 12, siis see tekst on suurusega 14. Siis on selle kirjutise liik, antud momendil on tegemist referaadiga, siis on referaadi pealkiri, kes koostas, klass, juhendaja ja siis kus on see loodud ja mis aastal. Ja kuidas seda siis teha? Nii, ma lähen siia oma mustandi juurde, mul on pealkiri praegu olemas. Kõige ülemisele reale ja keskjoondusega pean ma siis kirjutama Gustav Adolfi gümnaasium. See peab olema suurusega 14. Siis edasi tuleb referaat, mis näitab siis tööliiki. Nüüd see pealkiri Oskar Luts, selle suurus peaks olema nüüd 20–22. Mul siin sellist suurust ei olegi, siis tegelikult ma saan selle suuruse ise trükkida, et kui ma siia üles lähen ja kirjutan siia näiteks 22, siis see suurus ongi selline. Ja paneme siis temale ka keskjoonduse ja tema peaks olema siis paksus kirjas. Nii, nüüd lähme veel alla, nüüd ma panen uuesti siis suuruseks 14 ja paremjoondusega siis läheb see, kes koostas. Nii, paneme siis näiteks Kati Karu, siis panen klassi. Klassis ma panen siis näiteks 5. A ja juhendajaks panete te nüüd oma aineõpetaja nime, kelle jaoks te seda referaati teete, näiteks Katri Mirski. Nii, ja nüüd kõige alla keskjoondusega tuleb siis Tallinn ja käesolev aasta. Praegu, kui ma seda juhendit teen, on aasta 2020. Ja kui ma nüüd seda vaatan, siis näete, see tiitelleht jäi natukene selline, et kõik jäi üles. Nüüd ma pean lihtsalt enteriga nihutama ta niimoodi, et ta näeks ilus välja. Et see 2020 oleks siin lehe allosas, nii referaadi pealkiri umbes keskel. Ja niimoodi siis ma pean silma järgi selle siis panema, et siin ei ole enam oluline. Näete, nüüd kogemata läks järgmisele lehele, siis ma lihtsalt kustutan siit paar rida ära, nii et see Tallinn 2020 jääks siis siia. Nii, ja ongi tiitelleht kujundatud.